Vilja Savisaare lehma seemendamine TV3 saates ajas Eesti loomakaitsjad tagajalgadele. Kui ta on eelnevalt läbinud nagu mingi instruktaaži ja algteadmised on omandanud, et kus on pärakas ja kus on tupp on ju lehmal, et siis ju loomakaitseseaduse aspektis on kõik korras, eks ju, et me loomulikult ei tea, kas see leht on nüüd praegu elus on, eks ju, seal on mingid sisemised verejooksud, aga spetsialistid väidavad, et ega see oli nagu puht populistlik üritus, et ega sealt ei tule midagi, et see oli jama. Kui sa ikkagi ei tea, kui sügavale lükata ja päris kindel on see, et ta emaka kaela üles ei leidnud, kuhu pidi nagu sperma minema, et siis see oli tühi üritus, et see oli nagu täiesti nagu nõme ettevõtmine, et veel kord, et ühesõnaga poliitikutele panen südame peale, et kui te tahate nagu endale valijaid saada ja hääletajaid, et päris kindlasti neid ei leia nagu ei lehma ega ühegi teise looma taguotsast, et tehke midagi muud. Mida arvab sellisest saatest aga loomaarst? Tuleb viia läbi tuppe emaka väliskaelast sisse emaka kehasse seemenduskõrre ots, siis juhul, kui seda sinna mitte viia ja mitte tundlikult seda teostada, siis võib teinekord ka läbi kas siis tuppe seina või siis ka lausa läbi emaka kaela lükata, nii et sellest sõltub, kas tekib suurem või väiksem verejooks. Kas see verejooks on ka loomale väga ohtlik? No kui ikkagi oluline arter või veen saab läbitud, siis kindlasti, jah. See, kui poliitikud hakkavad loomade tagumikust endale valijaid otsima, on looma heaolu seisukohalt lubamatu. Kui asi kisub nagu reklaami peale, siis võib arvata jah, et ta ei tarvitse kõige efektiivsem see tiinestusprotsent olla, ütleme nii. Kui tõenäoline on üldse see, et viljastaja viljaeile õnnestus? Ütleme, kui ta oli tubli juhendaja, siis pakuks 30%. Maamees ja endine põllumajandusminister, tänane rahandusminister Ivari Padar oli vilja tegemiste suhtes hea tuule peal ja andis Ratsaspordiliidu hooaja lõpetamise peol vaos hoitud kommentaari. Vilja Savisaarel on tõesti soov midagi uut omandada. Me oleme ju rääkinud siin ka viimastel aegadel elukestvast õppest nagu pikalt, selles suhtes, et inimene ei saa jääda samade elukutsete juurde ja nüüd siis varases noordes kuni surmani. Oled olnud kingsepaks ja siis nagu jäädki surmani kingsepp. Ma arvan, et seal ongi nagu see küsimus, et see on elukestva õppe üks selline võimalusi, et tõesti, et proua Savisaar on otsustanud eeldavasti poliitikaga hüvasti jätta ja asuda kunstliku seemendaja ametis. Huvitav on märkida, et täna helistati salastatud numbril ühele loomakaitseseltsi tegelasele ja öeldi, et kui see lehma seemendamise saate kommentaar peaks meedias ilmuma, siis Riigikogus Eesti loomakaitsjate pürgimised seaduse muudatusteks läbi ei lähe. Nüüd on see kommentaar ilmunud. Saab näha, mis juhtub. Reporter igal juhul jälgib sündmuste käiku. Läbi aegade on kunstsemendajad või nii palju, kui seda kunstsemendust üldse on olnud, 50 aastat või nagu pullivolidest kutsutud, ju siis lõpp pulliviljades kutsutud.